pikalt ennast ei tutvusta rohkem, alguses juba rääkisin, et mina ja Kerli siis mõlemad oleme Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni lapsehoidja kutse andmise koordinaatorid. Kerli tegeleb rohkem töömaailma kutsetega ehk siis nende koolitusel osalejatega, kes käivad 3-4 kuud koolitusel ja tulevad kutset taotlema. Mina olen täna rohkem spetsialiseerunud siis kutseõppe lõpetajate eksamile. Aga suures osas on ju eksamid sarnased. Kõigepealt siis ma näitaksin teile ära üldse, millest saab alguse üks koolitus ja ka meie kutse andmine, millele see baseerub. See siis baseerub lapsehoidja kutsestandardile. Ma jagan nüüd ekraani ja ma loodan, et te kõik seda näete kohe. Jah. Läksin siis kutseregistri kodulehele. Kas ma mõtlen, kas on vaja natuke panna suuremaks seda pilti? Äkki on parem jälgida? Võid panna küll natuke. Nii, kas nüüd panin natukene suuremaks? On see parem? Nii. Nüüd jääb nii. Et kutseregister, jah, lisaks sellele, et ta on siis koht, kuhu tulevad kõik kutsestandardid, mis Eestis kinnitatakse, see tulevad ka väljastatud kutsed. Nii et see kutseregister kindlasti neile, kes tahavad tulla kutset taotlema, igat pidi väga oluline keskkond. Ja mina praegu võtan lahti siis kutsestandardid ja tahaksin siis näidata teile neid lapsehoidja kutsestandardeid, mis meil on loodud. Ma panengi lapsehoidja otsingusse ja siis peaks alla tulema kohe meil, et meil on 2 kutsestandardit, lapsehoidja tase 4 ja lapsehoidja tase 5. Nendel 2 kutsestandardil on põhimõttelised erinevused. Lisaks on siis tase 5 kutsestandardis sellised teemad, mida tase 4 ei ole, on siis töö juhendamine, mis sisaldab endas selliseid meeskonnatöö võtteid, kolleegide juhendamist, praktikantide juhendamist ja suure hooldusvajadusega lapse temaatika ehk kompetents. Ja ma võtaksingi täna eelkõige lahti siis lapsehoidja tase 5 kutsestandardi seetõttu, et see katab ära kõik tase 4 kompetentsid nii või teisiti ja enamus kutsetaotlejaid täna tulevad ikkagi taotlema tase 5 kutset. Seetõttu võtan lahti siis selle kutsestandardi. Nii, ja võtan lahti selle PDF-i siit. Nii, peaks minema kohe selgemaks pilt, nii läks selgemaks. Et kutsestandard on siis see dokument, mida ma alati ütlen, et ärge seda endale pähe hakake õppima, aga te peate selles orienteeruma ja sellest aru saama. Ehk see, mis siin on kirjas, on teie jaoks miinimumtasemel kirja pandud, rohkem võite alati teada, vähem ei või teada kutseeksami mõttes siis. Et seda kõike, mis siia on kirja pandud, seda me hakkame siis kutseeksamil ka hindama. Kutsestandardi struktuur on selline jaotatud nagu ära, et kõigepealt on kutsekirjeldus, saate ise seda lugeda osa läbi kodus selle A osa ja B osas tegelikult on siis need kompetentsid ehk teadmised, oskused ja hoiakud, mis tulevad siis kutseeksamil hindamisele. Ma soovitan teile seda kutsestandardit eriti tähelepanelikult siis seda B osa lugeda selle mõistega, et kas te saate selle mõttega, et kas te saate aru, mis mõisted on siin kirjas või kui siin näiteks viidatakse mõnele seadusele, näiteks lastekaitseseadus, siis te vähemalt teate, et selline seadus on olemas, eriti tore on, kui te teate mõnda olulisemat asja, mis seal seaduses on kirjas. Et näiteks, kui te peategi kutseeksamil hinnatakse siis teie puhul seda väärkohtlemise punkti, tegevusnäitajat ja te ütlete, et ei, see on küll midagi, millega ma kokku ei puutu, et ma ei oska teile sellest midagi rääkida, siis see on juba natuke kehvasti, sellepärast, et nagu viitasin, siis kutsestandardis on kirjas kõik miinimum, mida te peate teadma ja oskama. Loomulikult me ei saa hinnata seda, et kui palju on teil sellist praktilist kogemust,
aga vähemalt teoreetiliselt peaksid olema teil need koolitusteemad siis koolitustel läbitud ja te peaksite oma seisukohtasid oskama siiski argumenteerida hindamiskomisjoniga. Kutsestandard siin läheb lõpuni välja, on need kompetentsid, mida te peate kõik siis teadma oskama. Nii tase 4 kui tase 5 on juures ka siis valitavad kompetentsid, milleks on siis imiku hoidmine ja kutset läbivad kompetentsid. Mina nimetan neid sellisteks headeks teadmisteks, oskusteks, mida üks lapsehoidja peaks järgima. No on ju täiesti mõistetav, et üks lapsehoidja on konfidentsiaalne, ta järgib õigusakte, ta analüüsib ka enda kutseoskuseid ja hindab siis mingit arenguvajadust mingis osas. Nii et väga oluline on ka seda kutset läbivat kompetentsi vaadata sellise mõttega, et te oskate ennast analüüsida selle pinnal. See valitav kompetents siin, imiku hoidmine, nagu see sõna valitav ütleb, siis see ei ole kohustuslik. Ja võib-olla ma kohe ütlen ka seda, et kui see imiku hoidmise kompetents kutsestandardisse tuli nüüd aastaid tagasi juba, siis suur osa enamus kutse taotlejatest tulid seda tõendama. Täna ma julgeks öelda, et kuskil 20% kutse taotlejatest selle imiku hoidmise osa siis valivad ja tahavad seda tõendada kutseeksamil. Eks see on selline tunnetuslik küsimus koolitustel. Ma usun, et seda teemat puudutatakse ja eks te ise peate ära tundma, et kas see on see teie teema, millega te tahate tegeleda. Nüüd need 2 kompetentsi, mida tase 4 ei ole, viitasin juba siis see töö juhendamine B28. Kindlasti on kutseeksamil see teema sees ja võib-olla selline keerulisem osa on suure hooldusvajadusega lapse hooldamine. Ja keerulisem seetõttu, et tihti inimesed selle koolituse praktika jooksul sellega kokku ei puutu. Et praktika peab olema tehtud 80 tundi, aga kas see just on ainult suure hooldusvajadusega lapsega, siis üldiselt mitte. Seega on hästi oluline, et need teooriatunnid, mis teil siis koolituspäeval on, eriti äge oleks, kui nad oleksid sellised praktikumid, kus te saate võib-olla ka mingeid asju läbi proovida, siis see annab teile kindlasti sellist kindlust kutseeksamile ja mida ma olen tähele pannud, on ka see, et need, kes on oma peres pidanud kedagi hooldama, kunagi on siis näiteks vanaema, vanaisa või õde, vend, ema, isa või on puutunud sellega siis kokku, siis nendel on kuidagi kergem olnud ka näiteid tuua või ennast sellesse olukorda siis viia. Kindlasti lisaks sellele, et need on 2 kompetentsi, mida tase 4 all ei ole, on mõisted, mis tehke endale kindlaks. Näiteks kohe siin erivajadusega lapse hoidmine, individuaalne arenduskava. Seda võidakse teilt küsida. Kõiki neid mõisteid, mida see tähendab ja te peate siis tooma näiteid ja selgitama. Siis ma lähen kohe keeruline ja pikk, kas just keeruline, kui ütleme, et see lapse tervise edendamine, et ma ei ütleks, et keeruline, vaid ta on lihtsalt hästi pikk kompetents, ta hõlmab endas siis esmaabi, tervislikku toitumist, lapse hooldamist, kui ta on haige, tervise edendamist ja nii edasi, ta on lihtsalt hästi mahukas. Ma arvan või mul on jäänud mulje, et see lapse enesekohaste oskuste kujundamine, et selle kompetentsi tõendamine kutseeksamil on tulnud üsna hästi välja inimestel. Ja siin lapse arengu juures juhin tähelepanu üks mõistepaar, mis tekitab alati kutseeksamil sellist natuke võib-olla küsimusi ja inimesed peavad rohkem mõtlema, on see valdkondade lõimimine. See on siis lapse arengu all valdkondade lõimimine. Ja minu tähelepanek võib-olla kutseeksamilt on ka see, lapse kasvukeskkonna toetamise all on vaimse ja füüsilise kasvukeskkonna ohutegurid.
Loomulikult seda, mida me näeme, ehk see füüsiline kasvukeskkond, sellest on palju lihtsam rääkida kui sellest vaimsest poolest, aga see vaimne on äärmiselt oluline. Nii et juhin tähelepanu, vaadake üle kindlasti ka vaimse kasvukeskkonna ohutegurid. Ja kui ka kutseeksamil on teil vaja siis tõendada seda punkti, hiljem jõuame siis selle juurde ka, mida täpselt on vaja seal kutseeksamil siis tõendada. Ja kui te näiteks sellest ei räägi, siis hindamiskomisjoni ülesanne ongi tulla tagasi selle punkti juurde ja teie käest küsida. See ei anna teile kuidagi miinuspunkte või et see madaldaks teie vastuseid, et see on täiesti okei, et kutseeksami olukorras on selliseid hetki, kus taotleja jookseb nii-öelda kokku või vajab sellist sulatamist, et see on kõik hindamiskomisjoni roll ja ma usun ja loodan, et meie hindamiskomisjon on siiani ka sellega väga hästi hakkama saanud, et püütakse siis inimest küsimuste abil ja toel tuua tagasi nagu sellesse situatsiooni ülesande lahendamise olukorda. Nii et ega ma rohkem sellest kutsestandardist ei taha rääkida kui seda, et lugege see läbi, mõelge ja mõtestage, kas te oskaksite tuua näiteid, kui näiteks ma küsin teie käest täna, et milline peaks ühe lapse mänguline kasvukeskkond olema või teil on situatsioon valdkondade lõimimise kohta või on situatsioon töö juhendamise kohta, et kas te saate aru, mida juba need mõisted tähendavad ja mina alati ütlen ka seda, et proovige ennast panna mingisse situatsiooni, näiteks praktika on see koht, kus te tegelikult neid asju praktiliselt teete läbi, näete, et mõtestage ennast sinna praktikakeskkonda, et kui teil näiteks seal on vaja mingit meeskonnatööd teha, mingit üritust, näiteks emadepäeva üritust planeerida, et kuidas see seal toimus on ja, või kuidas toimub hommikuringide läbiviimine, et sealt te saate neid näiteid juurde, kui teil ei ole rohkem kogemust kui see koolituse praktika. Nii, kutsestandardist ma rohkem ei tahaks rääkida, aga kas kellelgi on selle kohta küsimusi tekkinud, Kerli? Ja meil on üks küsimus siia nii-öelda esitatud, et kui on nüüd koolitused läbitud rohkem kui 5 aastat tagasi, et kas siis on võimalik eksamile tulla? Et siin on see kutsestandardi kehtivus. 5 aastat on veel eriti hea, sest siis ma arvan, et need koolituse teemad vastavad tänasele kutsestandardile. Et meil on siin mõnikord ka küsimusi, et kui ma olen läbinud näiteks 10 aastat tagasi selle koolituse, siis mina alati ütlengi seda, et võtke lahti oma see koolituse tunnistus ja kõrvutage hetkel kehtiva kutsestandardiga, et kas need teemad seal kattuvad, sest aastaid tagasi ma äkki julgen juba öelda, et mingi 9 aastat tagasi äkki erivajadusega lapse hooldamine, erivajadusega lapse kompetents ei olnud kohustuslik. See võib olla isegi juba rohkem aega tagasi. Täna ta on kohustuslik. Ma just eelmine nädal rääkisin ühe tulevase kutsetaotlejaga, kes siis ütles, et talle tundub, et ta seda erivajadusega lapse osa ei ole läbinud ja seda koolituse tunnistuse peal ei ole. Siis kindlasti on vaja see teema juurde läbida, et ta ei pea tervet pikka kursust enam uuesti läbima, aga et see teema oleks nagu kaetud ja teil on selle kohta eraldi tunnistus. Või siis näiteks te olete 7 aastat tagasi õppinud tase 4 koolitusel, täna tahate tulla taotlema tase 5 kutset. See tähendab seda, et ilmselt teil ei olnud töö juhendamise ja suure hooldusvajadusega lapse kompetentsi seal, siis need teemad tuleks nüüd koolitustel uuesti siis katta, võtta juurde. Ja me võime öelda, et need täiendkoolituste tunnistused, need ei aegu, küll aga kui kutsestandard uueneb või muutub, et siis nii-öelda tuleb seda koolitust või väljaõpet ka siis uuendada selle võrra, kui palju on kutsestandard muutunud. Just, ja ma loodan, et seda te teate, et esmaabi kehtib 3 aastat, et kui nüüd esmaabi ei ole vahepeal uuendatud, siis esmaabi tuleks küll uuesti teha ja juhin tähelepanu, et esmasel kutse taotlemisel täna on nõue 16 tundi. Esmaabi koolitust ja esmaabi andja väljaõppe koolitus siis.
Ja siin on ka teine küsimus, et kui ei ole üldse läbitud väljaõpet ja kursusi, et kas siis on üldse võimalik eksamile tulla, et siin eelmine nädal oli ka kõne mulle, et keegi, kes oli väga pikaaegselt lasteaias töötanud ja ka 3 lapse ema, et kas tal on võimalik kuidagi tuua siis oma teadmisi ja oskusi ilma nende väljaõpet läbimata. Kati, kas sa? Mis sa ise vastad sellele? Mis ma ise vastan? Ei saa, meil on nii-öelda nõuded selle jaoks välja toodud. Ja ei, täna on koolitus üks kohustuslik osa ja mina nende ligi 10 aastat olen ma kutset koordineerinud ja mina julgen öelda, et esmast kutset ei ole meil küll keegi ilma koolituse tunnistuseta siis saanud tulla taotlema. Ja siin on olnud nagu selliseid erisusi, ehk meil on olemas ka võtakord, võta siis tähendab varasemat õppija töökogemust. Ehk kui teil on mingi asi puudu või mingi erisus on, see tähendab seda, et kohe tuleb teha juurde võtataotlus. Ja ma mäletan, et meil on olnud küll siin need osasid teemasid keegi, et tal on küll lapsehoidja koolituse tunnistus ja siis juures on näiteks eelkooli pedagoogika koolituse tunnistus, et siis mõningaid asju saab sealt nagu üle kanda, aga see tähendab kõik seda, et igasugused erisused, mis täna meie nõuetega nagu päris käsikäes ei käi, siis nende puhul on teha vaja võtataotlus ja meie kutsekomisjon siis vaatab selle üle, et kas me selle erisuse teeme, kinnitame ja lubame inimese kutset taotlema. Aga igasuguste selliste erisuste vastuste saamiseks ongi siis Kerli ja minu kontaktid, et ma nüüd liigungi sujuvalt siis... Ma ühe küsimuse veel küsin, siin on veel üks. Et keegi on küsinud, kas LUVI koolituse läbinud kutsetunnistus kehtib ainult 5 aastat? Et siin kindlasti nüüd teha mõistetel ka vahet, mis asi on kutsetunnistus ja mis on siis täienduskoolituse läbimise nii-öelda tunnistus. Et need on 2 erinevat asja, neid nii-öelda väljastavad ka 2 erinevat asutust. Et kui ma näen siin LUVI koolituskeskus, siis see on täienduskoolituse tunnistus, mille nii-öelda, mis ei aegu, teadmised ei aegu, et teil on väljastatud kindla nii-öelda õpiväljunditega tunnistus, aga kui me räägime kutsetunnistusest, siis see on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni nii-öelda poolt väljastatav hetkel, et me nii-öelda õigus väljastada kutsetunnistust on siis meil ja selle siis nii-öelda kehtivus on 5 aastat, siis seejärel tuleb taas tõendada. Ja siin on ka küsimus, et mis tingimustel saab kutset taas tõendada, aga Kati, sinna me lähme. Ja, ma arvan, selle juurde me jõuame. Aga ja, seda me näeme hästi tihti, et inimestel on segamine, et üks on koolituse tunnistus, see ei ole kutsetunnistus ehk kutse. Kaudselt sõna kutse, eks see on petlik vaata, et ma olen mingi eriala omandanud ehk mul on see kutse. Aga kui me mõtleme kutset kui kutsetunnistust, siis need on 2 erinevat asja. Ütlen ka nii, et koolitus on eeltingimus, et sa saaksid tulla kutset taotlema. Seega see ei ole üks ja sama. Aga see koolitus on vajalik, et sa saaksid tulla kutset taotlema. Nagu enne ütlesin, et siis me tegelikult ilma selleta ei ole võimalik tulla kutset täna taotlema. Aga lähme siis edasi. Ma juba vaikselt jõudsin meie kodulehele ja ütlesin ka seda, et ükskõik mis küsimused teil siis tekivad, siis selleks on meil ESTA, ehk ESTA on siis Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni lühend. Meie koduleht on esva.ee 2v-ga ja siit kutse andmise pealt ma libistan lapsehoidjate peale, et me anname erinevaid kutseid. Täna puudutame siis lapsehoidja kutset. ESVA 2v-ga võib-olla sellepärast siis, et ta on ingliskeelse lühendiga seal, et paljud on mu käest küsinud ka, et miks ta siis ESVA on, miks ESTA on ju, et siis on Estonian Social Work Association, et lihtsalt nii on natuke keerulisem, jah, aga nii on. Ja kui tegelikult panna esta.ee, siis minu meelest oleks kuskile muusikute lehele üldse ja seal on mingi kammerkoor või meeskoor. Ühesõnaga see domeen on võetud. Ja see oli võetud ja oli vaja leida mingi muu koduleht. Aga ma usun, et kui te Google'isse ka panete lapsehoidja kutse, siis kindlasti see info tuleb sealt välja. Ja ükskõik, mis küsimused teil tekivad, siis siin on nii minu kui Kerli kontaktid. Kerli on siin eespool, eelistatult helistage Kerlile, palun. Aga kui minule ka helistate, siis ma püüan alati ikkagi ära vastata, nii et mõlemile võib siis helistada. See leht, mina nimetan seda lapsehoidja nii-öelda selliseks pühaleheks.
ma ei usu, et ükski kutse taotleja oleks niimoodi lapsehoidja kutset tulnud taotlemata sellel leheküljel ei käi. Esiteks juba seetõttu, et see taotluse esitamise info on siis meil siin kodulehel üleval. Hetkel on taotlusvoor avatud ja ma teen teiega kohe selle kõik ka läbi. Proovime siis siin, panin endal kõik dokumendid kokku ja lähme siis proovime kõik koos siin selle taotlus ära esitada. Et siit avanevad need voorud ainult siis, kui on dokumentide vastuvõtu voor avatud ja nende voorude info siin lehel on väga palju infot. Seega ei piisa, kui siin korra käia, siin tuleb ikka mitu korda käia. Et meil on siis sellest aastast üle pika aja on meil 3 taotlusvooru. Põhjus on väga lihtne. Kui mina umbes 10 aastat tagasi koordineerimisega alustasin, siis meil ühes taotlusvoorus oli umbes 20-30 inimest. Siis täna on meil seal küündib juba 150 inimeseni. Et lapsehoidja kutse on valdkonnas väga populaarne ja mina kindlasti propageerin tulla kutset taotlema juba seetõttu, et kui meil täna juba tööturul on väga palju inimesi, kellel on see lapsehoidja kutse, ka tööandjad suuresti seda ikkagi väärtustavad, mul on väga hea meel selle üle, siis et teil oleks nagu tööturul lihtsam silma paista, et te oleksite nii-öelda tööandjate jaoks atraktiivsemad, et nad tahaksid teiega nii-öelda sõlmida lepinguid, siis loomulikult see näitab teie pädevust, et te olete läbinud koolitused, olete teinud kutse ära, teil on väljastatud kutsetunnistus. Lihtsalt nii palju juba on inimesi kutsetunnistustega ja neid huvilisi järjest tuleb juurde ja seetõttu tegime me siis 3 vooru. Esimene voor, kellel on juba koolitus läbitud, siis teil on aega, mis on siis reedeni, on aega dokumente esitada ja selle julgen ka kohe ära öelda, et mitte ühtegi taotlust me pärast dokumentide tähtaja lõppu vastu enam ei võta. See ongi, tuleb sellest, et meil on lihtsalt nii palju taotlejaid ja kui me kõik vastu võtaks, siis minu meelest eelmises voorus meil lõpuks helistas äkki mingi 9-15 inimest, mäletan, Kerli, me rääkisime, kes tahtsid veel pärast nagu, et äkki ikka saab. Et see taotlusvoor on päris kaua lahti ja kui nüüd on meil lausa 3 vooru, et kui isegi kui te nüüd siia veebruari vooru ei jõua, et siis järgmine dokumentide vastuvõtt hakkab juba aprillis ja see, kes tahab kevadel ja suvel puhata, siis palun väga, tulge sügisel on ka. Ja seda küsimust on ka küsitud, et kui ma nüüd lõpetasin koolituse ära, eeldame, et te lõpetasite 13. jaanuar koolituse ära, et kas ma pean tulema kohe kutset taotlema? Ei pea tulema, sellepärast juba enne me ütlesime, et see koolituse tunnistus otseselt ju ei aegu, et te võite tulla kas sügisel, järgmise aasta kevadel, aga minu soovitus on see, et kui te olete selles asjas juba sees, olete õppinud, ette valmistanud, siis loomulikult, et mulle endale tundub, et on lihtsam tulla kohe kutset taotlema, samas kui mõni taotleja soovib koguda sellist praktilist kogemust, siis miks mitte. Nii et see on teie enda otsustada, kuhu vooru te tulete. Aga arvestage siis, et 6. veebruarini on siis vastuvõtt. Enamus dokumente laekub meile või suur osa dokumente laekub meile siin südaöösel. Ütleme, et 6. veebruari hilistundidel. Nii et tehke kas või südaöösel, peaasi, et on 6. veebruariks tehtud taotlus. Siin külje peal on meil siis need sinised dokumendid. Pärast seda videot ma soovitan ka vaadata, et mis see lapsehoidja kutse on. Ja räägivad siis need, kes töötavad täna lapsehoidjatena. Siis selle video all on meil nõuded ja dokumendid. Need sinised siin on kõik lingitavad, mis tähendab seda, et see tuleb lahti. Enne me juba vaatasime ära kutsestandardi. Kutsestandardil on ka lisad juures. Siis on meil kutse andmise kord. Kutse andmise kord on siis see dokument, kus on sellised, ma ütleks lakooniliselt ära kirjeldatud, mis dokumendid on vaja esitada, kuidas toimub kutseeksam, milline on see hindamisvorm, see on teoreetiline siis. Ja kaua see kutsetunnistus kehtib, kes on kutsekomisjoni liikmed ja nii edasi, sellised väga konkreetsed asjad, mille alusel me saame siis kutse andmist läbi viia, on seal kirjas.
Siis on siin võtakord, millest ma rääkisin, ehk kui teil mingi eeltingimus ei ole täidetud. Eeltingimused on siin nõuded kutse taotlejale all. Kui on täitmata, siis saate kasutada, lugeda selle kohta. Välja arvatud keskharidus, ma kohe ütlen siia ära, et seda me ei saa võtaga. Jaa, selleni me jõuame, kui ma võtan lahti Spoku keskkonna, hakkan dokumente järjest lisama, siis ma räägin kõik ükshaaval nende dokumentide juures sellised põhiküsimused ja murekohad ka veel kord läbi. Ja siin on need hindamisstandardid. Hindamisstandardid on siin mitmeid, et kui teie näiteks tulete taotlema tase 5 ja te olete koolituse lõpetanud, no näiteks, ma ei tea, meil on siin mõned, ma ei hakkagi nimetama koolitusasutusi, ei taha kellelegi eraldi reklaami teha, et guugeldades tulevad kõik need asutused välja, neid on päris mitmeid meil Eestis. Et kui te tahate tulla siis tase 5 kutset taotlema, siis võtate lahti tase 5 kutsestandardi. Ja kes tahab tulla tase 4, võtate hindamisstandard tase 4 lahti. Ja kutseõppe lõpetajad on siis need, kes kuskil on omandamas aastasel õppel kutseõpet. Hetkel pigem ma neid täna ei puuduta, pigem puudutan ma täna töömaailma kutse taotlejaid ehk siis neid koolitusel õppijate soovi tulla kutset taotlema. Ja teie boonuseks on meil kodulehel juba, näete siin testi kordamisküsimused ja juhend situatsioon ülesannete lahendamiseks. Need annavad juba vihjed, et kuidas see eksam toimub. Jah, juba ütlen etteruttavalt ära, et on 2 etappi, millest üks on siis test ja teine on situatsioon ülesande lahendamine. Ja nende juurde ma tulen pärast tagasi, vaatame, äkki jõuame hindamisstandardi ka lahti võtta, aga muidu hindamisstandardis on siis kirjas kõik see info, et kuidas see test toimub, kus keskkonnas, kuna teile saadetakse info, kus toimub või kuidas toimub siis situatsioon ülesande lahendamine, tähelepanekud, näiteks see, et me salvestame situatsioon ülesandeid, hindajaid on 3 ja nii edasi, et kui pikalt ta kestab, see kõik selle info te peaksite saama siis hindamisstandardist. Et siin on ka küsitud juba testi kohta, et kus palju neid õigeid vastuseid peab olema, et siis tegelikult hindamisstandardis on need numbriliselt välja toodud. Ja selle juurde me tuleme. Ja, ma nüüd lähekski, hakkaks minema siis seda teed, et eeldame, et mina tahan siis tulla kutset taotlema, ma soovin tase 5 kutset tulla taotlema ja olen endale tekitanud arvutisse, mida ma soovitan teil ka, kui te kui selles voorus ei jõua, ei taha, ei saa tulla kutset taotlema, siis tekitage endale selline kuskile kausta arvutisse, kus teil on juba kõik dokumendid kokku kogutud. Et siis on teil lihtne, nii kui see taotlusvoor avaneb, saate hakata dokumente üles laadima. Nii, aga hakkame siis praktiliselt tegema ja siis saan juba rääkida juurde ja saate küsida ka, et võib-olla siis tekivad mingid küsimused veel juurde. Voor on praegu avatud, vajutan tase 5, pean siit sisse logima. Nii, mina login sisse siis mobiili-ID-ga, on siin erinevad võimalused. Kindlasti kontrollin, et see kood, tuvastuskood siis, kuna praegu väga palju pettu, siis mina oma töös alati nüüd kontrollin seda, et see tuvastuskood vastaks sellega, mis mul on telefonis, sest nii palju pettuseid on. Ja panen siin endal paroolid ja peaksin pääsema siia keskkonda sisse. Kuna mina olen ka ametniku rollis ehk koordinaatori rollis, administraatori rollis siin, siis võtan praegu selle kativälbe ja jõudsin siis sellisesse taotluskeskkonda, mida me nimetame Spokuks ja kogu dokumentide vastuvõtt käib meil üksnes läbi Spoku keskkonna. Et kui aastaid tagasi ma võtsin dokumente vastu ka paberkandjal, inimesed tulid kontorisse, tõid paberil, siis või saatsid postiga, mingi hetk võtsime e-maili teel vastu, siis seda enam me täna ei tee. Me lihtsalt ei suuda ära hallata nende suurte numbrite juures neid dokumente, sest igal taotlejal on ikkagi rohkem kui üks dokument ja meie koordinaator siis peab kõik need dokumendid ükshaaval läbi käima ja see keskkond on nagu äärmiselt mugav minu meelest nii taotlejale kui ka siis meile kui nii-öelda koordinaatoritele.
kui ma nüüd hakkan neid dokumente esitama, siis mina vaataksin kõigepealt ära, et kas mu nimi tundub praegu, et minu andmed kõik on siin korrektsed, aga vaatame korra, võtame lahti. Noh, pangakonto, ega me kellelegi maksma ei hakka, nii et mulle tundub, et minul on praegu kõik õigesti, kinnitan ära. Ja nüüd mul on siin üks poolik kassi tunnustamiskonkurss käib meil ka, siin võibki olla see, et kui te hakkate taotlust tegema, valite selle uue taotluse, lisa uus taotlus. Ja siin tulebki nagu mitu valdkonda. Meil võib juhtuda niimoodi, et meil on korraga, kuna ESTA annab 6 erinevat kutset, siin võib olla siis korraga, et sa saad valida lapsehoidja kutse, hooldustöötaja, tugiisik, tegevusjuhend ja nii edasi. Et siis praegu hetkel on avatud ainult lapsehoidja kutse taotlemiseks voor, aga kindlasti vaadake, et te õigesse kohta tulete, et muidu pärast avastate, et te olete ennast kirja pannud hooldustöötaja kutseeksamile. Ega see mööda külge maha ei jookse, aga täna me ju tahame lapsehoidja kutset tulla taotlema. Ja siis siin on ka kirjas, et oled sa ikka kindel, mina ikka tahan, ma olen täiesti kindel ja veendunud, et mina hakkan taotlema nüüd tase 5 kutset. Vajutan tase 5. Siis kõigepealt tuleb veel tähelepanu, juhivad siin tähelepanu, et hindamine on eesti keeles ja nõutud on kindlasti keskharidus. Võib-olla keskharidust, miks me seda siin niimoodi rõhutame, on see, et me oleme kunagi andnud lapsehoidja kutset ka neile, kellel ei ole keskharidust. Siis täna on see 100% peab olema. Alla selle kindlasti ei saa. Teil võib olla rohkem, olgu magister, olgu doktor, aga keskharidus vähemalt peab olema. Et sellele viitab nii seadusandlus, alusharidusseadus kui ka siis kutsestandard ise ka. Ja üksnes eesti keeles on seetõttu, et lapsehoidja kutsestandardi, kui te loete läbi vaid kompetentse nüüd ise uuesti üle, siis seal on kirjas, et lapsehoidja valdab eesti keelt tasemel B2, mis tähendab sellist kõrget eesti keele taset ja kesktaset siis. Ja kui te loete kutsestandardi lisa, kus on kirjas need keeleoskused, siis seal B2 kohta on kirjas, et te peate selles valdkonnas suutma argumenteerima, mõistma erialast terminoloogiat, ehk see juba annab siis viite, et noh, miks teha teises keeles, kui eesti keele tase peab olema nii kõrge ja seda tuleb siis hinnata ka. Seega kutseeksamid toimuvad juba mitmendat aastat üksnes eesti keeles. Siin on ka meil siis see hindamise info ja viib tagasi siit see leht ka, siis saad uuesti minna ESTA lehele ja vaadata sealt siis mingit infot, kui tahate veel. Siin oleme toonud ka taotlemise hinnad, et kutse taotlemine on tasuline, see maksab 180 €. Ja see, kes kutsetaotluse maksjad on ka erinevad, kes maksab ise, kellel maksab tööandja, kes on saanud selle kvalifikatsiooni kinnimaksmist töötukassast, et seda te peate ise teadma ja taotluses tuleb see ka tegelikult ära märkida. Aga see on siis tasuline. Ja tasuline on ka taastõendamine ja kutseõppe lõpetajatel see hind on nii madal seetõttu, et kool teeb juba osalise hindamise ära meie eest, et meil on selline lõppvormistamine veel. Ja siit on kohe näha ka, et me oleme kehtestanud siis korduseksami hinnad. Kerli, kas meil siin on õigesti? Kas meil ei ole mitte 80 ja 80? 80 on õige, jah? Ja, ma pole seda tähele pannud. Leidsime ise ka seminari käigus väiksed veakesed üles, nii et tegelikult on korduseksami hinnad, selle me muudame kohe täna ära, on 80 €. Ja see annab ka teile vihje, et see sõna korduseksam, see tähendab seda, et kui te näiteks tulete nüüd kutset taotlema ja ei saa situatsiooniülesannet tehtud, aga testi saate tehtud, siis te saate aasta jooksul tulla lahendama seda situatsiooniülesannet just kui korduseksamine, et testi enam uuesti tegema ei pea või on siis teistpidi, et põrusite testiga ja situatsiooniülesanne sai tehtud. Et aasta jooksul saab siis teha korduseksamit ja selle hind on 80 € täna. Etapi kohta. Etapi kohta just, et see muidugi võib ka muutuda, nii et nad siin ongi jäänud meil eelmise
alguse hinnad, et need said eelmise aasta alguses juba vara aasta alguses ära muudetud. Aga on jäänud kuskil ikka sisse mingi vimka. Nii, ja siin all siis on jälle Kerli kontaktid. Mina vaatan, et mulle kõik sobib, mina tean, et mina olen töömaailma taotleja ja maksan kutseeksamis 180 € ja soovin jätkata. Juba on põnev, et mis nüüd saama hakkab. Jõudsime siis päris sellise taotluskeskkonna peale, kus on teie nimi, isikukood, email, ilmselgelt mul on siin praegu panen endale siukse emaili hoopis, telefon on ka õige ja nüüd tuleb hakata siis veel täiendama seda taotlust, mis lahtrid on täitmata, sealt hakkan siis vaikselt edasi minema. Üks oluline tähelepanek, need küsimärgid siin aadressi taga on praegu see küsimärgi koht, siis siin on veendu, et valitud aadress on õige, sellele aadressile saadetakse soovijatele tähitult paberkandjal kutsetunnistus. Seega mina kindlasti tahan, et mul oleks siin õige aadress, ma panen praegu siia siis, ma panen siukse aadressi, vast on ju 39, panen, mis me paneme, vast on 39, paneme 25, nii. Panen endale sellise aadressi, valin, mis nüüd toimus. Kinnitan siin all nupp, kinnitan ära. Nii, aadress on olemas. Ja kui nüüd juhtub, seda võib juhtuda harva, et seda aadressi, ma ei tea, on kuskil Uus-Elamu rajoon näiteks ja seda aadressi ei tule välja, siis alati saate siia käsitsi ka kirjutada selle aadressi koha siis juurde. Et need vaatate jälle, et siin hästi oluline ka sihtnumber, maakond, küla, talunimi, kui on talu, et me mõnikord saadame ka taotluse taotlejatele, lükkame tagasi seetõttu, et aadress on näiteks sisestamata, aga samas inimene soovib endale paberkandjal kutsetunnistust, et kus me selle siis saadame. Et siis võib juhtuda, et saadame taotluse tagasi. Nii, kuna minul on siin aadress nüüd täidetud, siis mina lähen maksja juurde ja maksja juures on ka see info, et märgi, kes tasub ja märgi kindlasti õigesti siis see, kuhu see arve saata või kui mõni asutus võtab vastu e-arveid, siis märgi ära ka see, et e-arve. Mina maksan ise. Panen endale siis, panen endale Kastani 39,25 Tartu. 50410 ja panen ka e-maili, et ma soovin, et nad saadavad selle minu e-maili peale. Nii, täidetud. Lähen edasi. Juba näen, et ma olen valinud endale, et mina hakkan siis taotlema tase 5 kutset. Kui nüüd juhtub, et siin on kirjas, et lapsehoidja tase 4, et te olete ekslikult vale kutse peal, siis kindlasti soovitan tagasi minna ja alustada uuesti siis seda kutse taotlemist. Ja mina täna soovin tulla esmast kutset taotlema, see tähendab siis seda, et ma ei ole varem lapsehoidja kutset omanud ja ma teen seda esmakordselt. Need inimesed, kes nüüd on 5 aastat tagasi esmase kutse teinud, siis nemad tulevad, valivad taastõendamine. Ja taastõendamise kohta on meil väga oluline klausel ehk taastõendada saab siis, kui eelmise kutsetunnistuse kehtivuse ja lõpust on möödunud vähem kui 12 kuud ehk vähem kui 1 aasta, siis saab taastõendada. Kui te olete nüüd lasknud selle aja mööda ja ei ole ka põhjust, miks ei ole tulnud varem taastõendama, siis alati saate teha esmase kutse uuesti. Aga põhjendused, mis siin on olnud, näiteks see, et kui sa oled olnud lapsehoolduspuhkusel ja sa selle märgid ära võta taotluses, siis saab kutsekomisjonile selle taotluse põhjal siis anda selle märkamise, et jah, teil on põhjendus nii-öelda olemas, miks ei ole saanud 12 kuu jooksul taastõendada. Või kui ma kukkusin esmakordsel kutse taotlemisel läbi, siis ma valin korduseksami ja näiteks minul läks kehvasti situatsioon ülesanne, tahan uuesti teha situatsioon ülesannet. Aga ma lähen selle juurde tagasi, et mina ikkagi tahan esmast kutset saada. Ma ei ole eelnevalt omandanud. Siis valisin esmase kutse taotlemise siin kutseliigi alt. Lähen vaikselt edasi, vaatan
ahah, olen nõus oma ees- ja perekonnanime ning sünnikuupäeva avalikustamisega kutseregistris. See tähendab siis seda, et kui te sisenete kutseregistrisse, ma lähen kohe näitan kutseregister.ee, kui me enne võtsime siit külje peal kutsestandardid, siis nüüd ma vaatan väljastatud kutsed. Ja need inimesed, kes on lubanud oma kutseid avalikustada, siis nende andmed tulevad siia kutseregistrisse ülesse, nende nimi. Et ma arvan, et seda ei pea kartma. Vaatame, kas me leiame niimoodi lapsehoidja tase 5. Nii, vaatame, kes siin on. See on hea seetõttu, et kui te lähete ka töövestlusele ja teil küsitakse, et kas teil on kutsetunnistus, siis tööandja samamoodi saab tulla kutseregister.ee ja sisestada siis teie need andmed, nime ja saab kohe vaadata ja saate ise ka kontrollida. Ja õnneks nüüd on ka see, et siin kutseregistris on see sisene nupp, et siin tegelikult saate, isegi kui te alguses panite, et ei soovi oma kutset avalikuks panna, siis te saate siis käia ja märkida, et nüüd ma soovin ja nüüd ma ei soovi. Et seda valikut saate ise siin teha siis. Aga ma tahtsin teile näidata, see inimene nimega Ene on lubanud siis oma andmeid avalikustada, see tähendab seda, et kõik tema kohta näevad täpselt nii palju. Et tal on omistatud tase 5 kutse, tal selle aasta juunikuus see aegub ja ta peaks tulema uuesti taas tõendama. Ma tahan siia juurde lisada võib-olla seda, et see nii-öelda kutseregister ei ole seotud kuskil Google'i vormiga, et kui keegi otsib teie kohta infot, et siis see ei tule sealt välja, et kutseregister on ikkagi, siia peab sisenema, seda tavaliselt kasutavadki tööandjad ehk ametlikud ja teile ka, et kui te olete andnud selle nõusoleku siin, siis siit tulevad eraldi teavitused, kui teil hakkab juba kutse lõppuma, et on üsna mugav kasutada, et seda ei tohiks tegelikult karta. Et minu arust ei ole siis ka paberkandjal kutsetunnistust üldse vaja, kui siin tegelikult kutseregistris on juba digitaalselt kõik asjad olemas ja ülevaade ilusti kõigile vajalikele osapooltele olemas. Ja kutseregistris peaks töötama ka see, et kui te siia sisse logite, et te peaksite saama seda kutsetunnistust digitemplina, ehk see on riigi digitempel alla laadida. Ma ei ole seda ise katsetanud, aga see peaks toimima. Ja seda peaks ka printida saama viimaste taotlejate põhjal. Ja, et see ongi, kui sa laed alla, ta tuleb sulle PDF-ina nii-öelda, saad alla laadi ja saad selle välja ka printida, nii et kutseandja kellelegi kutsetunnistus meili peale ei saada, selle ütleb kohe ära, on 2 varianti kutseandjal, kas ta sisestab andmed siia ja või siis paberkandjal saate kutsetunnistuse. Nii, mina soovin kindlasti oma andmeid avalikustada kutseregistris ja mina olen niisugune vanakooli inimene, mina soovin kindlasti paberkandjal kutsetunnistust ka. Võib-olla, kes on uuemaja inimesed, ei taha väga, siis ei pea seda panema, sest see ka maksab 7 eurot. Ja tegelikult see väljastatakse siis umbes 30 päeva pärast seda, kui kutsekomisjon on teinud selle kinnituse, et teile kutse antakse. Nii, pane siis mina soovin paberkandjal, siis me saame teha jälle kõik selle läbi, et see maksab 7 eurot ja teile tuleb selle kohta pärast eraldi arve. Eraldi arve tuleb ja me kasutame Omniva teenuseid, et see peaks siis tulema nii, et teile tuleb, me nii-öelda me väljastame selle kirja siis tähitult ja see peab olema teile isiklikult üle antud või siis teie nii-öelda inimesele, kes selle vastu võtab. Ja nii-öelda teade siis peaks ka postkastis olema, aga viimaste nii-öelda kordadega on meil natuke komplikatsioon Omnivaga olnud, aga loodetavasti saame üle sellest. Võib-olla olid need jõulud ja nii-öelda see siin vahepeal, et natuke segas seda tööd. Jah, nii. Ja siia tuleb siis uuesti panna aadress, mina pean Kastani 39, 25, väga täpselt tuleb panna, Tartu 50410 näiteks, nii oli mul. Nii. Ja kindlasti, kui on korteri nii-öelda numbrid ka, et viimastel taotlejatel mitmel oli see, et oli maja number pandud, aga korteri numbrit ei olnud, et siis need tegelikult tulid meile tagasi ja et siis ei ole need korrektsed, et me otseselt ei käi üle vaatamas ka, et kas see on nüüd kortermaja või me nii-öelda usaldame seda nii, nagu see need andmed on siia pandud. Et kui siin on vahepeal postiindeks nii-öelda puudu, siis jah, loomulikult me selle otsime, aga ma ei kontrolli enam, et kas siin peaks ka korteri number olema. Nii, aga aeg on meie vastane täna, nii et liigume edasi.
Ja nüüd on see koht, kus ma ütlesin, et ma soovitan arvutisse kõigil siis teha selline kutseeksami kaust. Mina olin täna tubli tüdruk, mina seda tegin ja saan hakata nüüd dokumente üles laadima. Esiteks isikut tõendav dokument. Me tegelikult jah, oleme oma dokumentides kirjutanud, et see peaks olema pass või ID-kaart, siis tegelikult me võtame vastu ka need, kes esitavad elamisluba, kellel on juhiluba, peaasi, et see asi kehtib. Et see peab küll olema, et teil see dokument peaks kehtima. Ja oleme väga palju saanud ka eesti.ee portaalist nii-öelda isikut tõendava dokumendi sellist väljavõtet. Ma tegin selle täna ka ise ja mina nüüd selle siia üles siis laengi. Ehk seal eesti.ee portaalis üldse ma soovitan seda portaali teil vaadata, seal on teie kohta haridusandmed, vähemalt aastast 2000 peaks olema, kutsetunnistused, kui teil on väljastatud ja no üldse mina täna sain sealt väga kiiresti kõik asjad kätte, mis ma tahtsin, kaasa arvatud siis selle isikut tõendava dokumendi väljavõtte. Nii, tegin endale kausta, mul on siin Drive'i kaust, lapsehoidja kutse taotlemine. Nii, ja ma tahan siit nüüd panna riigiportaali eesti.ee tehtud päring, laen ülesse. Nii, dokument olemas, saan kohe ka avada ja vaadata. Ma seda lahti ei võta, siin on ilmselt mul igasugused isikuandmeid veel, et ma praegu seda siin ei näita, aga sinna tuleb kindlasti teie pilt ja dokument on näha, et kas kehtib või ei kehti. Kati, võib-olla sa ütled kohe, mis vormingus need peavad ka olema, et siin on ka kohe juba küsimus, et kas pildistada võib? Ja, tegelikult me oleme lubanud dokumente pildistada. See pilt peab olema loetav ja meil on mõnikord tekkinud probleem sellega, kui on dokumendid siis kas Apple'i või ütleme iPhone'iga tehtud, kuhu tuleb see laiend Heik, et siis mõnikord need ei avane. Seega ma soovitan teha dokumendid PDF-iks. Et siis on kõige kindlam, et need avanevad nii meil kui teil hiljem, et nendega ei teki probleeme, sest kui teile tundub, et teie arvutis kõik asjad avanevad, siis meil ei pruugi avaneda ja me saadame siis taotluse tagasi, et selliseid on olnud. Aga muidu, kui telefoniga tehtud pilt on loetav ja te sellest näiteks teete pärast PDF-i, siis jah, see on täiesti okei, et ei pea minema skännima, me ei eelda, et kõigil on kodus skännerid olemas, ei pea minema raamatukokku, telefonid teevad väga häid pilte. Nii et see on okei. Ja me juba näeme ka, et minu dokument ongi siin PDF-ina üles tulnud. Haridust tõendav dokument on siis järgmine. Nagu ütlesin, siis vähemalt keskharidus peab olema, alla selle ei saa. Hinnete lehti ei ole vaja ja jälle, kui te nüüd ei leia üles oma dokumenti, haridust tõendavat dokumenti, siis võite minna eesti.ee portaali vaatama, kas seal on teie kohta see sissekanne tehtud. Ja väga äge süsteem oli minu meelest see, et ma läksin eesti.ee portaali. Ma näen seal oma keskharidust, nägin bakat ja nägin magistrit ja siis oli veel seal viide, et kui sa soovid täpsemalt, siis logi sisse haridusportaal.ee. Ma logisin sinna sisse ja ta annab mulle tegelikult jälle riigi digitemplina selle dokumendi PDF-ist väga kenasti välja, mis siis näitabki, et see on tegelikult originaal, et riik on siis omalt poolt digitempli peale pannud, et see asi on päriselt ka õige, mis sa sealt alla laed. Nii et see eesti.ee portaal väga palju üllatus, seal on väga palju tõesti häid võimalusi. Ja kunagi on juhtunud ka niimoodi, et üks inimene ei leidnud enda koolilõputunnistusi ülesse. Ja siis ta läks lausa rahvusarhiivini välja, et loomulikult alguses ma soovitan pöörduda kooli poole. Kui kooli enam ei ole, siis kohaliku omavalitsuse poole, võib-olla saab sealt oma kinnitused selle kohta, et teil on see keskharidus omandatud, et selle taha, et juhiks kellelgi asi jääda, on minu kokkuvõte, sest siiani ei ole kellelgi selle taha jäänud, kõik inimesed on lõpuks enda dokumendid kätte saanud. Ja minu käest on küsitud ka seda ilmselt Kerli käest ka, et mul on kutsekeskharidus ja see on sobilik, sest sul on seal ju peal, et see on keskharidus, ei ole vahet, et sa oled selle pärast 9. läinud nii-öelda koos kutse nii-öelda, näiteks lähed õpid seal kondiitriks, pagariks, kokaks ja sa siis selle keskhariduse omandad koos selle erialaga, nii et see on okei, seal on ju kirjas, et keskharidus on omandatud.
aga laen üles dokumendi. Kas kellelgi vahepeal selle koolitunnistuse kohta on küsimusi tekkinud? Koolitunnistuse kohta ei ole. Nii, aga nüüd kohe te näete, et ahahaa, siin on mingi teine nimi ja minul on kunagi olnud nimevahetus. Ja kui nüüd teil juhtub ka see, et te olete nime vahetanud ja sellel dokumendil ei ole peal isikukoodi, siis tuleks tegelikult see nimevahetustõend ka juurde laadida, mis on siin all. Mina teen selle kohe ära, sest ma näen, et mul on küll seal isikukood peal, aga et te saaksite näha, et selline olukord võib tekkida, siis mina kohe laen juurde siia ka abielutunnistuse, et kunagi siis sai nimi ära muudetud. Nii, nüüd on ka sellega korras. Lähen siis täienduskoolitusse läbimist tõendava dokumendi juurde. Ma arvan, et suur osa koolitusasutusi tänaseks juba väljastab digitaalselt neid meili peale. Seega on väga mugav, kui ta on meili peal olemas, laete endale arvutisse selle koolituse tunnistuse ülesse. Enne seda ma soovitan teil kindlasti meie kodulehelt vaadata siis nõudeid erialasele koolitusele, kus on kirjas, et lapsehoidja koolituse maht on vähemalt 240 tundi, millest 16 tundi auditoorne, 80 praktiline ja sealhulgas peab olema 16 tundi esmaabikoolitust läbitud. See on minimaalne, mis peab olema. Et kutsestandard oleks kirjas. Ja. No selleks ma soovitangi võtta lahti nõuded erialasele koolitusele, et vahest on juhtunud ka see, et me saame koolituse tunnistuse, aga seal peal ei ole üldse kirjas, et kas ta on tase 4 õpe, tase 5 õpe, aga see tuleb kohe täiskasvanute koolituse seadusest ja sinna juurde loodud täienduskoolituse standardist, kus on kirjas, et mis asjad peavad olema tunnistusele märgitud ja kui õpe toimus kutsestandardi põhjal, ehk omandati siis teadmisi, oskusi, mis on kirjas kutsestandardis, siis koolitusasutusel on kohustus see sinna peale märkida. Et seal on veel rida nõudeid, aga see on selline koolitusasutuse kohustus, et ma loodan, et te saate kõik korrektsed dokumendid ikkagist. Aga vahest oleme tõesti tagasi saatnud ja koolitusasutus siis on pidanud ära muutma selle tunnistuse ja siis saab juba uuesti meile esitada selle. Nii, laen ülesse siis enda tunnistuse. Ja järgmine on esmaabikoolituse läbimist tõendav dokument. Kuna minul oli seal lapsehoidja koolituse tunnistuse peal kogu info esmaabikoolituse kohta ka, siis siin on ka kirjas, et kui see oli koos täienduskoolituse tunnistusega juba, siis ei ole vaja seda eraldi lisada. Kui teil on 2 erinevat tunnistust, siis tuleb see ka siia juurde lisada. Ma kohe kommenteerin ka siia, et näha on, et Kati on nüüd mitte PDF-ina selle tunnistuse sinna lisanud, vaid hoopis digikonteinerina. Et oluline, et taotlejad vaataksid ka, et need allkirjad oleksid seal olemas, et tunnistus peab olema allkirjastatud, et osadel täienduskoolitusasutustel on see PDF-variandis juba näha, et või on teil tehtud paberkandjal tunnistusest pilt, et seal on ilusti need allkirjad näha, et jah, et see näitab koordinaatorina seda, et ma võin seda usaldada. Aga hea on, kui need siis digikonteinerina. Ja ma veel kommenteerin seda ka, et kui on valitud nüüd see imiku kompetents juurde, et siis mina kui koordinaatorina kindlasti vaatan tunnistuse pealt veel selle lisana üle, et kas teil seal on see ilusti kirjas imiku hoidmine, et kas te olete selle koolitusel läbinud? Jah, see on see koht. Mina ennem ei teinud siia seda linnukest, aga ma mõtlesin nüüd ümber. Ma ikka tahan tõendada oma teadmisi oskuse imiku hoidmises ka ja panin linnukese. See tähendab seda, et Kerli nüüd tõesti vaatab, kas minu seal koolituse tunnistusel oli ka imiku hoidmise teema läbitud. Ja selle kohta on meil küsimus ka, et me läksime sellest kiiresti üle, et siis kui te eksamile lähete, selle valiku teete esmataotlejana, siis te lahendate tegelikult 2 situatsiooni. Et imiku kohta on see situatsioon ülesanne eraldi. Ja kui te taastõendate ja teil on juba varasemalt saavutatud see imiku, olete saanud selle lisakompetentsi, et siis kindlasti tehke ka sinna linnukene, et te seda edaspidi tahate. Et kui te seda ei tee, siis kui ma just koordinaatorina ei märka seda, siis see võib jääda tähelepanekuta ja me seda kutsetunnistusele ei uuenda. Et see on üks oluline minu meelest. Ja, aga sellest ma räägin hindamise juures ka, et kuidas see situatsioon ülesanne, millal te saate siis teise situatsiooni juurde. Aga teemegi niimoodi, et ma valisin selle imiku ära ja siis ma saan pärast sellest rääkida ka.
Kehtiv karistusregistri teade ei tohi olla vanem kui 6 kuud dokumentide esitamisel. Mina tõmbasin täna hommikul selle isiku karistuse alla, on siin täitsa olemas. Ja see on jälle PDF-iks, on väga hea, et siis avaneb erinevates arvutites. Ma võtan selle nüüd lahti ja ma tahtsin teile lihtsalt näidata, milline see karistusregistri tõend peab olema. Sest siin on natuke pulli ka saanud, et ta on selline üks lehekülg PDF-i. Minul tuleb välja, et karistusi ei olegi. Kunagi olen saanud kiiruse ületamise kohta trahvi, aga ju need on aegunud. Et me tegelikult kutsetaotlejana näeme ka neid siis nii-öelda kiiruse ületamisi ja olen näinud ka neid, kes saavad siis, sõidavad bussis nii-öelda jänest saavad siis selle kohta trahve, et need tulevad siia kõik kirja, aga see ei ole see koht, mida meie vaatame. Meie vaatame, et inimene ei oleks kriminaalkorras karistatud. Lastekaitseseadus siis omakorda paneb nii-öelda piirangud, kes tohib lastega töötada ja kes mitte. Üks koht, et kui teil tuleb ka selline lause, et isikut ei ole registrisse kantud, siis ärge arvake, et teid ei ole olemas, see on positiivne. Ükskord üks naisterahvas, mul tuleb kohe meelde, et helistas, et aga võt, näed, tema juba mitu korda registrist võtab oma andmeid ja ikka tuleb, et teda registrisse ei ole kantud. Siis see tegelikult on väga hea asi. Te olete olemas, aga teil ei ole lihtsalt karistusi siin. Ja kuidas ma selle üldse sain? Ma tegelikult jälle väga lihtne. Ma olin eesti.ee portaalis ja kirjutasin sinna otsingu reale karistusregister ja sealt juba küsis, et kas sa soovid minna enda kohta karistusregistrit tõendit alla laadima ja ma kohe sealt sain edasi ja jõudsin selle karistusregistrini. See oli kõik tegelikult äärmiselt lihtne. Pidin panema linnukesed ja linnukesega sellisesse kohta, et me ei taha näha, mis on teil arhiivis olnud. See, mis on arhiivis, see on minevik, seda me ei vaata. Me tahame vaadata ainult neid, mis on kehtivad karistused. Ja kui te just seal eesti.ee portaalis ei ole, siis tegelikult Google aitab ka. Panete Google'isse karistusregistri teade ja see juba suunab teid õigesse kohta ka. Järgmine dokument, ma nüüd ruttan, et meil jääks küsimuste vastuste vooruks ka aega, on siis vormikohane praktikajuhendaja hinnang. Ja siin juures see vorm on meie kodulehel olemas. Minul täitis nii-öelda praktikajuhendaja hinnangu täitis minu juhendaja juba ära ja see on digiallkirjastatud. See on see koht, kus ma tahtsin rääkida sellest, et ta peab, kui teie juhendaja teeb seda arvutis ehk digitaalselt, mitte ta ei pane paberkandjal allkirja sinna alla, siis see peab olema esitatud digikonteinerina ehk me saaksime kindluse, et see on õige ja kehtiv dokument. Kui te nüüd unustate selle digiallkirjaga faili siia lisada, lisate ainult meile PDF-i, kus on kirjas, et allkirjastatud digitaalselt, siis võite olla 100% kindel, et Kerli saadab selle teile tagasi parandamiseks ja üles tuleb laadida digikonteinerina siis fail. Et see annab meile kindluse, jah, et see on õige asi. Mina olen jõudnud nüüd kõik dokumendid siia üles laadida, mis ma soovisin. Ehk need on siis kõigepealt avaldus ise, teiseks isikut tõendav dokument, kolmandaks minu vähemalt keskharidust tõendav dokument, minu koolituse tunnistus koos esmaabiga, karistusregistri tõend, praktikajuhendaja hinnang ja lisasin ka igaks juhuks abielu tunnistuse, et minu nimi on muutunud. Et päris mitu dokumenti on siis vaja siia üles laadida ja mina omast arust peaksin vastama kõikidele eeltingimustele, panen jah, kinnitan, et ma vaatasin üle kutse andmise korra, siit saate uuesti minna tagasi ka ja vaadata seda. Kinnitan, et olen isikuandmete töötlemisega tutvunud, ehk siis kus minu nimi kajastub ja nii edasi. Ja mina olen valdkonnast huvitav inimene, panen linnukesed, palun saatke mulle uudiskirju küsitlusi, kui teil on neid. Ja panen salvestaja jätka. Nii, vaatame siin üle ja siin all tuleb nüüd kindlasti, palun kerige alla, siin üleval on, et see on justkui poolik, et te olete esitamise faasis, minge vaadake siin all, kas teil kõik asjad said nüüd korrektselt esitatud.
kinnitan esitatud andmete õigsust. See on ka see, et kui tegelikult ka selle linnukesega kinnitate, et kõik dokumendid on korrektsed ja vastavad sellele, mis te olete siia üles laadinud ja mina nüüd esitan ära. Nüüd ma olen esitanud, jõudnud väga suure sammu ära teha. Siin on siis ka kirjas, et kui nüüd see minu taotlus vajab parandamist, näiteks, et kui ma ei olnud praktikajuhendaja hinnangut lisanud digikonteinerina ehk praktikajuhendaja allkirja ei ole seal näha, kuigi dokumendis on kirjas, et see on digitaalselt allkirjastatud, siis Kerli saadab mulle taotluse tagasi. Selle kohta tuleb teile siis meili peale sõnum, et ükskõik, mis toimingu Kerli siin nüüd teeb, kas ta registreerib mu taotluse, see tähendab seda, et kõik on korras või lükkab tagasi, siis selle kohta tuleb teil meilile sõnum. Ehk siis me tagasisidestame kõik, et kui on kõik hästi, tuleb registreeritud, aga kui on midagi vaja parandamist, et siis me kohe vihjame, toome välja täpselt need punktid, mis vajab parandamist ja anname ka tähtaja ja kindlasti sellest tähtajast siis kinni pidada ka, et meil on siin üks küsimus ka, et kas me tagasisidestame, et ja me tagasisidestame. Ja kui te alustate, teete selle dokumentide esitamise ära, näiteks dokumentide vastuvõtu esimesel päeval ja 3 nädalat on see avatud, siis ärge palun lootke, et see on kohe järgmisel päeval on teie taotlus menetletud, et me oleme tegelikult võtnud endale aega, et dokumentide menetlemine võib alata ka pärast seda, kui see dokumentide vastuvõtu periood on läbi, ehk meil on kõik dokumendid laekunud. Kerli võib jõuda varem, aga ta ei pruugi. Ja tavaliselt see parandamise aeg ka, et see on lühike aeg, kuskil 2-3 tööpäeva. Me hindame sellest, et kui palju on vaja parandada ja mis toimingud on vaja teha, aga see kindlasti see aeg ei ole väga pikk. Et sellest tasub valmis olla, jah, selleks nii-öelda. Olen jõudnud nüüd dokumendid esitatud, nüüd jään ootele, eeldan, et mulle tuli meil, et dokumendid on registreeritud, seda annab mulle kindlus, et ahah, kõik on korras. Nüüd parandamise kohta ma võib-olla lissan ka, et kui te olete nüüd ära esitanud, siis parandada enam ei saa, enne kui ma olen teile nii-öelda koordinaator on teile tagasisidet andnud, aga niikaua kuni te esitanud ei ole, kogu aeg saate seda nii-öelda pidevalt parandada siis. Ja, et kui teil jääb pooleli, siis te pärast logite sisse ja te näete, et teil on taotlus pooleli ja saate edasi ka teha. Ja umbes nädala pärast hakkab elu jälle käima. Nii kaua, kui teil vahepeal tekib küsimusi või soovite midagi muuta, no näiteks siin on mõnikord, et panete, et te maksate ise, aga siis tuleb hoopis välja, et teie eest maksab kas tööandja või töötukassa, siis seda infot saate koordinaatorile siis kas kirjutate või helistate ja koordinaator juba annab juhiseid, kuidas see ära parandada, et kas ta lükkab teie taotluse tagasi, saate ise parandada või ta lihtsalt paneb endale kuskile selle kirja, et see muudatus on toimunud. Aga sellest siis Kerli saab rääkida. Esitada saab ka ainult ühte taotlust korraga. Just nii. Lähen nüüd tagasi meie kodulehele, olen siin keskkonnas kõik lõpetanud, lähen esva.ee ja võtan lahti, lubasin teile hindamisstandardi lahti võtta. Hindamisstandard siis, ma nüüd esitasin dokumendid ära, tahan veel korra üle lugeda, et mis mind seal eksamil siis ees hakkab nüüd ootama. Ja selleks vaatame, nii ta kohe läheb, peaks paremaks minema natukene, teen ta natuke väiksemaks. Nii, hindamisstandard tase 5. Mina ju läksin taotlema tase 5 kutset. See on teile küll endale rohkem lugemiseks, aga ma olulisemad kohad käiks teiega koos praegu siin ka läbi siis. Ka see dokument ütleb, et enne kutseeksamit üldse meie koordinaator vaatab, kas kõik dokumendid on nõuete kohaselt esitatud, kas kõik on olemas ja kui vaja, siis annab teile tähtaega dokumentide parandamiseks. Mõnikord juhtub, et inimesed ei pea tähtajast kinni, me siis jälle tuletame meelde ja lõpuks, kui inimene ei ole ikkagi muudatusi teinud mingiks tähtajaks, siis me enam teda sellesse vooru vastu ei võta, et seda on ka juhtunud. Nii, ja siis järgmine koht, mis on väga oluline.
Kõik ju huvitab, et kuidas see hindamine ikkagi toimub. Olen dokumendid ära esitanud, nüüd ootan infot hindamise kohta. Hindamine viiakse läbi 2 etapis, see võib toimuda erinevatel aegadel, ka erinevatel päevadel isegi. Et me enda kodulehel seal, kus on dokumentid, see vooruinfo, sealt te näete siis, et mis perioodil on dokumentide vastuvõtt, mis perioodil, mis kuupäevadel on siis kutseeksam välja kuulutatud. Kuna taotlejaid on palju, siis meil tavaliselt on isegi 2 aega, selleks 2 kuupäeva. Ja nüüd liigun siit siis allapoole, vaatan, jõuan hindamise meetodid ja nende kirjeldus. Vaatan seda testi osa siin, 2.1. Juhin tähelepanu, et mul on siis lahti praegu hindamisstandard tase 5. See tähendab seda, et see info kõik siin on tase 5 kohta. E-test toimub meil EIS-i keskkonnas. See on Haridus- ja Noorteameti, Kerli, seda kohta tegelikult me võiksime täiendada, et inimesed saaksid ka teada, et see on EIS-i keskkond. Ma panen siia endale ka kirja, et Haridus- ja Noorteamet on siis selle keskkonna meile loonud ja me oleme selle oma testi sinna üles ehitanud. Ja selle kohta te saate, et kuna testi teha, mis seal testis on, juhistega meili te saate umbes 5 tööpäeva enne hindamise päeva, mis oleme välja kuulutanud, saate meili peale siis info. Üldiselt inimesed on, minu meelest on nagu selle testiga viimasel ajal väga hästi läinud, et inimesed on sellega väga hästi hakkama saanud. Meil on selle kohta juhis ja on ka seal siis selle Harno ehk Haridus- ja Noorteameti kontaktisiku telefoninumber, kellel saab helistada, kui seal mingi süsteemi rike tekib. Aga praegu ma olen küll nagu pigem positiivselt meelestatud, et see testikeskkond tundub inimestele väga lihtne ja loogiline. Põletav küsimus alati. Kas test on valikvastustega? Jah, test on valikvastustega. Kokku on tase 5-l 55 küsimust ja tase 4-l 44 küsimust. Igal küsimusel on 3 vastuse varianti ja teie ülesanne on siis õigesti valida see üks kõige õigem vastus tuleb teil siis valida. Te saate liikuda ühelt küsimuselt teiseni, pärast tagasi tulla ja enne lõpetamist ka, kui teil näiteks mõni küsimus jääb vastamata, siis süsteem annab märku, et sellele küsimusele on vastus andmata. Palun minge tagasi. Testi te saate teha endale sobivas keskkonnas, olete te siis kodus või tööl, aga palun eraldage endale selline mõnus aeg, et keegi teid ei sega. Teil on püsiv internetiühendus ja tõesti, et te oleksite sellele testile siis keskendunud. Ja me oleme tegelikult minu meelest loonud ka väga hea lahenduse neile, kes töötavad. Ehk seda testi te saate teha, kui me oleme näiteks määranud, et test toimub, ma ei tea, ma ütlen suvalise kuupäeva 14. aprill, siis see tähendab seda, et 14. aprill hommikul 8-st õhtul 8-ni te saate ise valida, kuna te sinna süsteemi sisse logite ja kuna te oma testiga alustate. Aga kui te selle testiga alustate, siis 35 minutit hakkab jooksma. 35 minutit minu arvates on päris piisav aeg selleks, et see test ära teha. Kõige kiirem inimene, nii palju kui mina olen statistikat vaadanud, ei vaadanud viimast vooru, aga muidu olen iga kord ikkagi vaadanud. Kõige kiiremini on see test positiivselt ära tehtud 9 minutiga, siis on 11 minutiga ja selline 20–25 minutit on täiesti keskmine, et selle ajaga on see test võimalik positiivselt ära teha. Iga õigesti vastatud küsimus annab siis 1 punkti, maksimaalselt on võimalik koguda 55 punkti ja see test loetakse sooritatuks siis, kui te olete kogunud vähemalt 44 punkti. Ja eraldi hindame me seal siis esmaabiosa, et kokku on meil selles testis 6 esmaabi küsimust ja vähemalt 4 tuleb teil õigesti vastata. Üldiselt see ei ole probleeme, inimesed vastavad ka esmaabi osas vähemalt 4 õigesti ära. Kui te kogute 50 punkti, aga olete vastanud õigesti ainult 3 esmaabi küsimusele, siis on testis läbikukkumine. Aga täna ma ütlen, et suur osa inimestest teeb testi ilusasti ära. Need samad kordamisküsimused, mis meil olid seal eelnevalt selles loetelus meie kodulehel, testi kordamisküsimused pealkirjaga fail, siis nendest testi küsimustest tulevad ka siia päris kutseeksami
testikeskkonda küsimused. Nii et jälle ma väga soovitan ja ma näen seda ka, et paljud õppijad juba koolituse alguses endale kas prindivad välja või arvutisse teevadki iga selle küsimuse kohta, mis seal testis kordamisküsimuste juures on, teevad märkmeid, et mis see nende arvates vastus võiks seal olla. Nii et soovitan testi kordamisküsimustega päriselt tööd teha enne kutseeksamit, et te teate, mis küsimused sinna võivad tulla. Tase 4 tuleb siis vähemalt 40 punkti nii-öelda koguda. See on praegu 44 on tase 5. Ja ma räägin praegu tase 5, et kes tahab tulla tase 4 taotlema, siis hindamisstandard tase 4, vaadake sealt täpsemalt, et see on ülesehituselt sarnane, et te leiate sealt selle info kindlasti ülesse. Testi kohta te kohe tulemusi teada ei saa, sellepärast et eksam koosneb ka teisest etapist, situatsioon ülesande lahendamine. Vahepeal võtaks, kas testi kohta on kellelgi küsimusi olnud? Testi kohta oli need punktid nii-öelda olidki küsimuseks. Okei, no pärast, kes tahab, saab veel küsida. Ja järgmine etapp on siis situatsioon ülesande lahendamine. Kui nüüd selle testiga on niimoodi, et me teid ei jälgi, see küsimus ka tuli alles hiljaaegu, et kui testi inimene sooritab, et kas ta peab kuskil laivis olema, nii-öelda, et kas me teda läbi Zoomi kuskilt vaatleme või et oleks ikkagi tema ja ta ei kasutaks kõrvalisi materjale, siis ei, me seda ei tee. Aga situatsioon ülesande lahendamine küll, et viimased voorud, tegelikult enamus voorudest, kõik voorudest, kui me oleme teinud veebikeskkonnas, siis nad toimuvad Zoomi keskkonnas. Ma arvan, et Zoom on mitmetele teist nii-öelda teada-tuntud keskkond ja Zoomi keskkonnas me siis neid situatsiooni ülesande lahendamisi teeme. Pärast Covidit see Zoom tuli ja praegu on ta jäänud, aga see ei tähenda seda, et see ei või muutuda, et kutsekomisjon on see, kes kinnitab voorud ja kinnitab ka selle, et kas see eksam toimub Zoomis, toimub ta koha peal. Enne Covidit olid meil kõik, kas Tartus või Tallinnas käisid inimesed siis koha peal tegemas nii testi arvutis kui ka situatsioon ülesannete lahendust koha peal. Siin on korra küsimus veel testi kohta, et kas need on üks ühele küsimused samad, mis on meil nii-öelda? Üks ühele küsimused. Aga kuna me oleme teinud nendest mitu komplekti, siis see, et sa teed oma töökaaslasega kõrvuti arvutist, siis teil ei jookse kindlasti paralleelselt need küsimused, et kellegiga koos teha, sest me oleme nendest küsimustest teinud väga palju erinevaid nii-öelda versioone ja komplekte, aga muidu küsimus on täpselt sama, mis on kordamisküsimustes. Situatsioon ülesande lahendamine siis samamoodi umbes 5 tööpäeva. Ta tuleb selle testi infoga suhteliselt sarnasel ajal, tuleb teile meili peale kiri, et näiteks kui teie test oli seal 14. aprill, ise võite kellaaja valida, siis situatsioon ülesandega kahjuks nii lihtne ei ole. Kuna meil on palju taotlejaid, siis me oma süsteemist automaatselt määrame selle kellaaja ja kuupäeva ja seega näiteks ütleme, et mina saingi aja, et minu test on küll 14. aprill, aga situatsioon ülesande lahendamise pean tegema näiteks 15. aprill hommikul 10:15 ja see tähendab seda, et 15. aprillil 10:15 peame olema Zoomi keskkonnas, nii-öelda Zoomi ooteruumis, kus mind siis hindajad lasevad sisse. Ja mõnikord võib juhtuda niimoodi, et eelmisel taotlejal läheb natuke rohkem aega, siis ei ole hullu, vahest on läinud isegi 10 minutit üle, vahest on läinud 15 minutit üle ja vahest on ka varem sisse saadud. Kui teile tundub, et asi on ikkagi nagu imelik ja et olete juba liiga kaua oodanud, siis alati saab koordinaatorile helistada ka, et kas ma ikka olen õiges kohas ja kas võibki juhtuda, et aeg läheb üle. Seda võib natuke ajalist nihet võib natukene olla. Seda aega on meil äärmiselt raske muuta, nii et kui te tahate tulla nüüd kutset taotlema, siis kindlasti vaadake, et mis kuupäevad oleme planeerinud. Me püüame üldiselt niimoodi, et neid kuupäevasid me ei muuda. Küll, kui on palju taotlejaid olnud, siis oleme lisapäeva teinud ja kellaaeg tuleb siis umbes nädal aega ennem teile meili peale, et siis saate oma tööandjaga ka, osad teist kindlasti käivad juba tööl sellel ajal, kui eksam on, et saate siis tööandjaga läbi rääkida ka. Aga situatsioon ülesandest siis. Tulete Zoomi keskkonda, teie ees on 3 hindajat ja tegelikkuses võib olla seal ka kutsekoordinaator või kutsekomisjoni liikmeid, kes käivad kutseeksamit vaatamas, et vaatavad, et kõik toimiks.
et inimesi võib olla rohkem, aga valdavalt on ikkagi 3 hindajat, kes teie ees seal Zoomi keskkonnas siis on. Lähete Zoomi keskkonda, logite sisse. Kõigepealt teilt küsitakse isikut tõendavat dokumenti. Te peate seda siis näitama sinna ekraanile. Siia samma, zoomitakse niimoodi, zoomite sisse, et vaadatakse, et see olete siis teie. Ja siis teilt küsitakse, või teile kuvatakse siis mingid numbrid, et meil on situatsioone päris mitu, et mina, näiteks eeldame, et nad annavad mulle valida seal situatsioonid 1–13, ma ei tea, ma valin situatsiooni number 2, siis mulle kuvatakse see situatsioon number 2 ekraanile. Ja see, et te saaksite aru, et ma login jälle korra siit, hüppan ühelt lehelt teisele, et te saaksite aimu, milline see situatsioon ülesanne teie ekraanil välja näeb, siis ma enne viitasin, et see juhend situatsioon ülesande lahendamisel on siin meie kodulehel. Nii, mõtleb. Siin on ka juba kohe küsimus, et kuidas situatsioon ülesandeks kõige paremini ette valmistada ja kas kuskilt näeb näidisülesanded, et siin on tegelikult kohe nüüd see vastus olemas. Just. Ja terve tegelikult teie kutseeksami aja, teil on ees, see on siin näidissituatsioon ja siin teisel 3. lehel on ka tähelepanekud. Ma väga soovitan teil seda vaadata, millele võiks tähelepanu pöörata, aga kõigil on siis situatsioon ja seal situatsiooni all on 4 tegevusnäitajat ja need tulevad kutsestandardist. Ja kõigil on 4 ja terve see pilt, see situatsioon koos 4 punktiga on teil terve kutseeksami vältel ees. Kui te saite, siin ongi number 2, et minul on näiteks situatsioon number 2, siis kokku situatsioon ülesande lahendamine kestab 30 minutit, millest 10 minutit hindamiskomisjon peab mulle jätma ettevalmistuseks. See tähendab seda, et mina nüüd sain selle situatsiooni ja hakkan ette valmistama. Ma soovitan teil teha paberile märksõnad, näiteks, et esimese punkti all panen kirja endale selle, teise punkti all tahan ma kindlasti rääkida sellest ja nii edasi. Kõik need 4 punkti te võiksite endale paberi peale. Paberi peale te võite ise teha märkmeid. Kaamera ja heli peab olema kogu aeg sees. Et seda ei tohi, et ma vahepeal, ma ei tea, tõusen siit püsti ja hakkan siin sobrama mingites dokumentides lugema. Seda teha ei tohi, siis teil eksamil jätkata ei lubata. Et te saate... Aga materjalidega, et lisamaterjale ei ole lubatud. Ja, te võite kirja panna, aga lisamaterjale ja kellegiga juttu rääkida ei tohi. Me oleme igasuguseid olukordasid eksamil näinud, nii et palun püüdke olla võimalikult aus, mitte siis kasutada kõrvalist abi. Ja kui see 10 minutit saab läbi, siis hindamiskomisjon ütleb mulle siis, ma lähen nüüd hindamisstandardisse tagasi, 10 minutit ettevalmistust sai läbi. Kas te ütlete ise, et ma olen valmis või siis 10 minutit saab täis ja hindamiskomisjon ütleb, et nüüd on aeg hakata siis vastama. Ja hakkate siis rääkima lähtuvalt selle situatsioonist, püüdke jääda situatsiooni juurde ja lähtuvalt sellest situatsioonist siis hakata vastama nendele 4 punktile, mis teil seal situatsiooni all oli. Need on jälle erinevatel situatsioonidel, nii et ühte sarnast situatsiooni ja punkti ei ole, et ikkagi kõik need punktid ehk kompetentsipõhised tegevusnäitajad on siis kutsestandardist ja need on väga erinevad, võib-olla väärkohtlemine, erivajadus, lapse areng, kasvukeskkond ja nii edasi, et see on väga palju erinevaid tegevusnäitajaid. Eeldame siis, mina siin räägin ära nii palju, kui mul seda juttu tuleb ja kui ma nagu tõesti rohkem ei oska midagi rääkida, siis hakkabki hindamiskomisjoni küsimuste-vastuste voor. Ja no siis ongi see, et näiteks hindamiskomisjon ütleb, panen jälle selle situatsiooni siia ette, et väga hästi, et nemad siis näiteks tulevad, ütlevad mulle, et Kati, ole hea, et vaata uuesti seda punkti number 3, kompetents lapse enesekohaste oskuste kujundamine, et sa küll rääkisid sellest, et kuidas õpetada last sobivalt siis käituma, aga mida sa oskad öelda lapse individuaalsuse kohta?
et hindamiskomisjoni ülesanne nüüd on vaadata, et kas kõik, mis siin kirjas, et kas sellest kõigest te olete rääkinud või näiteks lähen selle esimese punkti juurde, et ma rääkisin ära, et kuidas ma märkan väärkohtlemist ja kuidas sekkun, aga ma üldse ei rääkinud sellest, et kuidas või kuna ma teen koostööd näiteks lapsevanematega. Ja see ei ole jälle nii-öelda miinus, et kui te sellest ise ei räägi, või selle hindamiskomisjoni ülesanne ongi teie käest seda infot küsida ja siis te saate vastata. Et hindamiskomisjon käib kõik selle siin niimoodi läbi ja vaatab, kas nad on kõigele saanud vastused. Ja nad võivad, kui ennem kutsestandardid näitasin, siis see kutset läbiv kompetents. Nad võivad teie käest küsida ka kutset läbivast kompetentsist juurde mõne küsimuse, näiteks, et kas te oskate nimetada ka mõnda õigusakti, mis reguleerib teie tööd lapsehoidjana. Ja kui mina vastan, et jaa, alusharidusseadus, kui ütlen, et sotsiaalhoolekande seadus, mis reguleerib siis suure hooldusvajadusega lapsehoidja tööd, siis see on juba väga hästi. Ja kui vahest juhtub ka see, et no ei tule see vastus, siis vähemalt öelge, et aga ma tean, et riigiteataja.ee on see keskkond, kus ma alati need leian. Aga kui ma nüüd vastaks, ei, et ma õigusakte, need mind ei huvita, et nendest ma ei tahaks üldse rääkida, et see on mu juhataja ülesanne, et ma ei tea mitte ühtegi, siis on natuke kehvasti, sest ma ju rääkisin ennem, et kutsestandard on miinimum ja kui seal on kirjas midagi, siis te peaksite ikkagi oskama vastata. Või no samamoodi tuleb küsimus erivajadusega lapse kohta, ütlete, et ei ole kokku puutunud ja see on täiesti okei, et ei ole erivajadustega lapsega siis praktikal kokku puutunud. Aga kui te ka ütlete, et ei, ma ei tea, ma koolitusel ma puudusin nendel päevadel ja mind nagu, jah, ma ei oska, et ma läksin ära teise ruumi, kui need lapsed tulid, et siis see on ka see koht, kus tegelikult ma arvan, et hindamiskomisjon ei pane teile sellele kompetentsile hinnangut jah. Et te peate ikkagi üles näitama seda, et teil on nagu huvi selle valdkonna vastu, te tahate seda olukorda lahendada, et kui näiteks et ma soovitan jälle hästi nagu silme ette endale olukord manada, et kui teil on situatsioonis, et laps kukub, siis te ei ole ju käsi siin rinna peal ja ei ütle, et oi, ma pole ennem näinud, kuidas niimoodi kukutakse, ma ei oska siin midagi teha. Te ju lapsehoidjana loomulikult ju midagi teete, et te hindate olukorda, kas on abi vaja kutsuda, kas on vaja lapsevanemale teavitada ja nii edasi, et mõelge sellele, et igale olukorrale püüdke leida mingi lahendus ja mingi vastus. Et te teete seda nii hästi, kui te ise oskate. Ja situatsioon ülesande me salvestame. Salvestus on siis selleks, et kui peaks tekkima see olukord, et te kutset näiteks ei saa, esitate vaide, et te arvate ikkagi, et te olite nii tubli ja kõik sai nagu täidetud, kõik kompetentsid said vastatud, siis on see koht, kus meie kutsekomisjon siis määrab uue hindamiskomisjoni ja hindamiskomisjon võtab selle salvestuse uuesti nii-öelda välja ja vaatab üle, teeb oma uue hinnangu ehk teeme siis uue otsuse. Me ei jaga seda kolmandatele osapooltele kindlasti. Meil on tulnud küsimus ka selle kohta, et ma sooviksin seda salvestust saada, et ma tahaksin oma juhendajatega seda vaadata, siis see ei ole kindlasti ka selleks mõeldud. Kui te soovite enda hindamismaterjalidega vaadata, siis nendega saab koha peal, saate ise tutvuda, aga mitte ei saa kaasa võtta siis kolmandaid osapooli sinna seda salvestust vaatama. Et ta on ikkagi mõeldud jah, selleks, kui tekib see vaie või on vaja millegi pärast see salvestus uuesti nii-öelda lahti võtta. Ja väga tore on see, kui teil läheb situatsioon ülesande lahendamisel hästi ja hindamiskomisjon annab kohe sellist tagasisidet, et väga hästi, me oleme saanud kõik vastused, et mõnikord nad võivad ka öelda, et muretsemiseks ei ole põhjust, et te saate juba, nad ei saa küll teile öelda, et jah, me nüüd anname teile selle kutse, sest nad ei tea, kuidas teil testiga läks ja hindamiskomisjoni liikmeid on 3, et see ikkagi tuleb sellise konsensuse alusel, see otsus ehk 3 hindamiskomisjoni, nende keskmine siis, et kas kõik sai hinnatud või ei saanud hinnatud. Ja selle info siis, et kuidas kutseeksamil läks, kas sai test tehtud ja kas sai ülesanne lahendatud. Selle info te siis saate meili peale umbes
2 nädala jooksul, püüame selle aja jooksul saata teile infot, kas te siis näete numbri alusel kodulehelt või kohe või tuleb teile meili peale siis kohe vastus, et üldiselt me teeme niimoodi, et teile määratud üks number, mille alusel te saate siis meie kodulehelt hiljem tulemusi vaadata. Meil on väljas tegelikult kutsekomisjoni otsustamise kuupäevad, et kui me jõuame seda varem teha, siis me saadame varem, aga kui me ei jõua, siis jääb see nii-öelda otsustamise päevaks, need on välja käidud nii-öelda ametlikult ja siis peale seda. Aga kõik nii-öelda negatiivsed otsused siis saadetakse personaalselt meili peale, need on hindamiskomisjoni väljavõttega, seal on kõik detailselt välja toodud, mis teil valesti läks ja kindlasti ka soovitused võib-olla, mida paremini teha või kuidas. Ja Kati võib-olla räägib ka, et hindamiskomisjonil siis on õigus teha ka ettepanek taotlejale siis madalam, kui te olete tase 5 nii-öelda taotlema tulnud, et madalama kutse saamiseks. Jah, täna on meie hindamiskomisjon selle ettepaneku teinud, et kui tulete siis tase 5 taotlema ja no üldse suure hooldusvajadusega lapse kompetents ei edene teil seal hindamisel, aga muidu olete näidanud väga häid tulemusi või teiste kompetentside tõendamisel, siis hindamiskomisjon saab teha kutsekomisjonile ettepaneku omistada teile madalam kutse. See tähendab seda, et kui kutsekomisjon selle kinnitab, siis teie käest küsitakse ka, et kas te olete ka sellega ise nõus, et kirjalikult me alati selle kohta küsime siis infot. Aga see ei tähenda kindlasti seda, et te saadate pärast hindamist kirja, et mul läks nii halvasti, ma tegelikult tahaks tase 4, et andke mulle tase 4, ma seda tase 5 ei taha. Et selle ettepaneku ikkagi saab teha ainult hindamiskomisjon ja ma ei tahaks öelda, et see on väga tavapärane, pigem on neid ikkagi väheseid, kellele see ettepanek tehakse. Ma ei tea, viimasel korral 2-3 100-st võib-olla said selle Viimane kord sai 2 taotlejat, jah, aga siin on ka nii-öelda vale arusaam, et kui te arvate, et tase 5 kukkusite läbi, et siis kohe omistatakse tase 4, see nii ei ole, et need on 2 eraldi kutset. Me võtame ikkagi aluseks selle, mis te taotluses välja toote ja te olete nii-öelda kinnitanud, et te seda tahate, et kui siit hindamiskomisjoni poolt seda nii-öelda ettepanekut ei tule, siis on see nii, et kui te olete tase 5, teil on tulnud negatiivne vastus, siis see nii jääb, et siis ootame teid kordust taotlema. Siin on küsimus veel situatsioonide kohta, ma ei tea, kas ma võtan need ette, et meil on tegelikult... Ja selles suhtes, et ametlik osa on meil lõppenud, aga minul on aega, mina võin vastata ja jätkame selle salvestusega ka, et pärast jäävad need salvestusele ka siis need küsimused ja vastused ja kes tahab, võib tõsta kätt, siin on see käemärk raise, siis teie käsi läheb kollaseks ja siis saame anda teile sõnaga, aga ja ma võtan ise ka chati lahti, nii. Ja meil on siin mõningatele juba vastatud ja osad on usinad olnud ise vastama, aga ma tegelikult tahtsin neid vastata nii, et see jääks ka selle salvestuse peale, aga nende situatsiooni ülesanded, võib-olla lähme siit edasi, et siin on ka toodud välja, et miks situatsiooni ülesannetest tihti läbi kukutakse. Ja, teate, mõnikord on niimoodi, et lausa see sõna eksam ajab inimesed natuke endast välja ja mõnikord ongi niimoodi, et inimene ei suuda selles eksami keskkonnas nagu sellel, et tal on nii suur eksaminärv sees, et ei saa hakkama. Teine asi on see näide, mis ma tõin teile, et ma ei tea, ma ei ole seal kokku puutud, ma ei tahagi ja nii edasi, et ei too näidet. Või siis ma ise olin vaatlemas ühte kutseeksamit, kus inimese käest küsiti, mida tähendab konfidentsiaalsus. Ja kuigi sellest räägitakse, ma usun koolitustel ka nii palju, siis see inimene ei osanud ära põhjendada, mida see sõna konfidentsiaalsus tähendab. Või olete nagu eksinud mingis, ma ei tea, räägite esmaabist ja te ütlete seal mingi täiesti sellise asja, mida kindlasti teha ei tohi, et no näiteks imelik küsimus võib-olla, et kui te vannitate imikut ja vanni temperatuur on 45 kraadi, et kas selle imiku tohib sinna vanni panna? No ja te ütlete jah, siis see on ikka väga suur eksimus juba, et kindlasti on see liiga kuum vesi juba, eks, et siuke 37, kui teooriad ei valeta. Mina täna tahtsingi tuua sellise hästi imeliku näite, et kui te lihtsalt eksite nagu mingis nagu väga olulises põhimõttelises asjas või
või ma ei tea, teil on väärkohtlemise situatsioon ja te lihtsalt arvate, et sellise asjaga ei tule tegeleda, sellele tähelepanu pöörata, no ma ei tea, laps kurdab, et teda lüüakse, on pidevalt sinikas, no väga nõmedad näited, aga lihtsalt see, et te lihtsalt eksite mingis väga olulises asjas. Ja kõige rohkem ikkagi eksitakse suure hooldusvajadusega lapse hoidmise kompetentsis ja töö juhendamises. Need on keerulised. See on tihti ilmselt seotud sellega, et see kokkupuude, praktiline kokkupuude lihtsalt nende valdkondadega on võib-olla väiksem. Ma ei tea, kas keegi tahab veel situatsioonide kohta võib-olla küsida? Just, näed, meil on, Keili on tublit tööd teinud siin ja vastanud ära Rita küsimusele. Aitäh, Keili, väga õige. Töö juhendamine ja suure hooldusvajadusega lapse, issand, ma kogu aeg mõtlen, kas on nüüd hooldamine või hoidmine, ma ei taha ise eksida. Okei, ma praegu ei hakka seda vaatama. Hooldamine, hoidmine, ühesõnaga võin ka eksida, aga kompetents on suure hooldusvajadusega laps ja töö juhendamine tõesti. Kas numbrist piisab? Ei piisa numbrist, sest me ei saa ise kuskilt registrist seda vaadata. Ikkagi peaks keskhariduse kohta olema mingi paber. See võib olla ka, ma ei tea. Koolitõend on meile siin ka nii-öelda keskkoolid saatnud tõendi, et nad tõendavad, et nad on välja toonud ka selle aasta, et võib-olla seda originaaltunnistust ei ole, aga kool, tal on ikkagi andmed, et te olete lõpetanud ja see sobib ka tegelikult. Siin on küsitud, et kui koolitus on pooleli, aga praktika on läbitud, et kas võib tulla nii-öelda kutset taotlema? Ei ole võimalik, sellepärast, et protsess on pooleli. Koolituse tunnistus on üks eeltingimus kutse taotlemiseks ja koolitus peab olema läbitud ehk koolitusasutus ei saa teil ennem tunnistust väljastada, kui teil on kõik õpiväljundid saavutatud ja hindamised tehtud. Siis kas sellist nii-öelda kokkusaamist või teabepäeva veel tulevikus tehakse? Me praegu püüame seda, mulle endale tundub, et meil läks täitsa okeilt see salvestus, et me paneme selle kindlasti üles ja saab vaadata meie kodulehelt siis seda järgi. Ja miks mitte ikka? Ma ei tea, kui paljud teist teavad, aga ju septembrist 2025 jõustus alusharidusseadus, mis tõi omakorda muudatusi teie töös. Ja tegelikkuses praegu käib koos lapsehoidja kutsestandardi töörühm ehk uuendatakse siis lapsehoidja kutsestandardit. See tähendab seda, et muutusi tuleb, kindlasti tuleb ja see võib tähendada ka muutusi kutse taotlemises. Seega, kui need muutused tulevad, siis ma arvan, et meil kutseandjana on viisakas taotlejatele selline infoseminar teha, anda teada, mis on siis muutumas. Kahjuks täna ma ei jõudnud puudutada, et mis seal juba praegu töörühmas, mis teemad on käsil, aga kindlasti me seda teeme, kui uus kutsestandard on kinnitatud. Hetkel on töörühm veel käib koos ja asi on pooleli. Siis on korduvalt küsitud, et kas tänast saab ikkagi järgi vaadata, kas seda salvestatakse, et seda me algusest saadik siin ütlenud ja Katja on juba mitu korda üle korrutanud, et et me püüame selle välja panna esimesel võimalusel. Siis on taas tõendamise kohta sellised konkreetsemad, et mis need eeltingimused on, et need on meil tegelikult ilusti kodulehel väljas, et ma arvan, et me neid ei hakka võtma, aga siin on keegi toonud välja siis selle nii-öelda taotleja on ametlikult töötanud lastega 0–18 aastast, vähemalt 3 aastat viimase 5 aasta jooksul, kui ma olen tugiisik 14-aastasele lapsele tema enda kodus, kas see läheb ka selle alla või mitte? Laps on suure hooldusvajadusega. Kui te suudate selle ära tõendada, selles suhtes meil on, ma võtangi kohe, ma ikkagi jagan teiega siis. Meil on tööandja tõendid tegelikult vaja selle kohta. Jaa. Me oleme pannud, et tegelikkuses peaks olema nii-öelda ametlik, et me ei saa mitteametlikku infot arvestada. Nii vaatame, kas ta läheb mulle tagasi. No nii, võtan uuesti kutse andmine lapsehoidja. Et see info kõik on kirjas meil nõuded erialasele koolitusele.
ja siin all lõpus on info ka taastõendajatele. Täna ma tõesti ei jõudnud väga puudutada taastõendajate seda kohta. Taastõendajate kohta on siis see sisekoolituse info ja ma nüüd jooksin kokku, et see töökogemus peab olema siis asutuses, kus toimub lapsehoiu nii-öelda teenus. Ehk ta võib olla kuni 0–18 see laps. Siin on küll juhendatud praktika kohta, aga see samamoodi, et see peaks olema ära tõendatud siis, et teil on see töökogemus olemas, sest taastõendaja jaoks on meil siin jälle, kui me läheme tagasi, on vorm, miks ta mul ei taha tagasi minna, on meil olemas siis vorm, kus tööandja kinnitab nii vormide all töötamise tõend taastõendajale, see vorm on ja tööandja kinnitab siis, ta on töötanud lastega siis selles ja selles vanuses ja mis perioodil. Ja kui te olete ise endale tööandja, siis tulebki ise endale see tõend enda kohta kirjutada. Okei, siin on kohe järgi ka küsimuse, et lisan juurde veel küsimuse, et kui ei ole 3 aastat lastega tööd teinud, aga on siis LUVI ehk siis täienduskoolituse läbinud, kas ta siis peabki iga 5 aasta tagant esmast kutset taotlema või? Ehk siis... Ma küsiks selle peale, et miks te seda kutset teete, kui te ei tööta lastega. Et tegelikkuses ju taastõendamise mõte ongi see, et sellega näitate oma huvi ja pädevust valdkonnas ja et tulete kutset taotlema, et te töötate lastega. Aga jah, kui ei ole nii-öelda põhjust, miks teil seda töökogemust ei ole, et ma lihtsalt, ma ei tea, kuskil sai rohkem palka või mõtlesin, et ma 5 aastat ei viitsi lastega töötada, siis see ei ole põhjendus ja siis tõesti taastõendada ei saa, tuleb teha esmane kutse uuesti, kui huvi on. Ja siis siin on veel üks viimane, millele ma vastasin ka kirjalikult, et kui on nii-öelda valitud imiku kompetents juurde, et siis see situatsioon ülesanne, et kas siis on lisa 15 minutit, siin on juba keegi vastanud ka ja ma vastasin ka, et siis pikeneb teie nii-öelda situatsioon ülesande lahendamise aeg 15 minutit, ehk siis kokku on 45 minutit, et muidu kui seda imiku kompetentsid ei ole valinud, siis on kokku situatsioon ülesandeks 30 minutit. Ja ma võib-olla listan seda ka, et meil on need nii-öelda kuupäevad kodulehel välja toodud, et kui seal on näiteks, ma suvaliselt ütlen praegu 14 ja 15 aprill ja välja toodud, et e-test on 14 aprill, siis osadel taotlejatel tuleb ka situatsioon ülesanne samale päevale. Et siis on 2 etappi nagu korraga, et e-testi nagu Kati ütles, et see on avatud ilusti hommikul kella 8-st 8-ni ja selle nii-öelda aja te valite ise, aga siis näiteks sellel 14. aprillil on teile ka tulnud siis teada, et teie nii-öelda situatsioon ülesande lahendamine algab kell 11, et siis teil on 2 etappi korraga. Lihtsalt selline info ka, mis mul jäi kõrva, et me ei puudutanud. Nii, siin on... Ma ütleks imiku kohta ka seda, et ma enne unustasingi öelda, et imiku kohta tuleb siis lisasituatsioon ülesanne, ehk neid vaadatakse ikkagi eraldi, et üks situatsioon puudutab sellist kutsestandardi hindamist kohustuslike kompetentsi läbi, ja teine puudutab siis valitavat juba. Nii, ma näen nüüd seda küsimust. Jah, lastega saab töötada ka SOS-hoidu pakkudes, see tähendab laste kodus. Siis ikka kehtib esmane taastõendamine, kuna tööandja tõendit ei ole. Kui te siin räägite nii-öelda mustalt töötamiselt, et mis ei ole ametlik, siis kahjuks seda ei ole väga võimalik tõendada, jah. Et me ikkagi saame võtta arvesse selle, mis on ametlik töökogemus. Kui te olete ise teenusepakkuja, iseenda nii-öelda siis ka ülemus on ju ametlikult, et siis te saate iseenda kohta tõendi teha, et kui te nüüd sellest konkreetsest situatsioonist, et te pakkusite sellele hoidu kodus, et see on ilusti ametlik, et siis see on okei. Nii, aga nüüd me oleme küll juba ajast läinud isegi 13 minutit üle. Hea meelega, kui teil tekib veel küsimusi, siis suunaksin teid Kerlile kirjutama või helistama ja ma loodan siis, et me saame varsti selle salvestusega kodulehele üles, et saate uuesti üle vaadata
Mina igal juhul tänan ja loodan, et kui uus kutsestandard tuleb, et me siis kiiresti jõuame teile ka teha sellise uue infoseminari kutse taotlemisest, et poolikut asja ei taha jagada, aga kui asjad on uuenenud ja uutmoodi käivad, siis kindlasti selle infoseminari olen valmis tegema. Loodan, et Kerli tuleb jälle appi. Aga aitäh teile ja ilusat päeva! Aitäh! Nii